Eelmise valimiskooli lõpetasime küsimusega, kui sinu erakonnas ei ole Tõnis Paltsi, siis kust leida piisavalt finantse oma eesmärkide teostamiseks. Tänase valimiskooli teema ongi, kuidas maksta kinni üks erakond. Kuna see teema on kõigi parteide jaoks kõige olulisem, peatume sel teemal pikemalt. Kõigepealt uurime, kui palju üldse raha vaja on. Võtame näiteks viimased Riigikogu valimised. Keskerakond kulutas ametliku aruande kohaselt reklaamikampaaniale umbes 45 miljonit krooni. Reformierakond 32 miljonit. IRL 20 miljonit. Sotsiaaldemokraatlik erakond 8 miljonit krooni. Kokku rohkem kui 100 miljonit krooni. Kui need 100 miljonit moodustuksid 100 kroonistest, siis saame kokku 80-meetrise torni. See on sama kõrge kui olümpiahotell. Kuid see on ainult jäämäe veepealne osa. Inimesed, kes on parteide kampaaniaid ise läbi viinud, väidavad, et suurem osa valimiskuludest arveldatakse jälgi jätmata sularahas ning et tegelikult kuluvad summad on 3-5 korda suuremad. Seega kokku kuid lisaks kampaaniale on erakonnal ka igapäevased kulud. Igas erakonnas on peasekretär, keskkontor, maakondlikud arendusjuhid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Teevad nad partei jaoks tööd vabatahtlikult? Loomulikult mitte. Kõik need tublid inimesed on ära teeninud vähemalt Eesti keskmise palga. Lisaks tuleb korraldada noortekogude läbud ning kindlustada rahaline tugi nendele erakonna liikmetele, kes avatud tööjõuturul kunagi läbi ei lööks. Kui palju siis üks erakond raha vajab? 2008. aastal oli näiteks nii Reformi kui ka Keskerakonna tulu mõlemal umbes 30 miljonit krooni. Kuid täna teame, et tegelikult voolab ühe suure erakonna kassast läbi keskmiselt 5 korda suurem summa. 150 miljonit krooni. Selle raha eest saaksite tänaste kinnisvarahindade juures ära osta Vormsi saare. Kust see raha tuleb? Õige vastus on, suures osas maksavad erakondade kulud kinni kogu Eesti maksumaksjad. Iga kvartali esimese kuu 5. päeval kannab riik parlamendis oleva partei arvele summa, mis sõltub selle partei kohtade arvust Riigikogus. Iga koht on väärt umbes 900 000 krooni aastas. Mida rohkem kohti, seda rohkem raha. Seega, kui te näete järgmistel valimistel mõnd valimisloosungit, siis teadke, et loosungil oleva inimese igapäevased kulud, aga ka loosungi trükkimise kulud olete kinni maksnud teie. Samas on see loogiline, sest ka valimislubaduste täitmise maksate lõpuks ju kinni teie. Miks maksab riik igal aastal erakondadele umbes 90 miljonit krooni? Vaatame tagasi ajalukku. 2003. aastal võidab valimised uus jõud poliitikas, Res Publica. Vähem kui pool aastat pärast võimule saamist tõstavad nad senise riigipoolse toetuse mitmekordseks. Miks? Ühelt poolt oli vaja kinni maksta valimiskampaania ajal tehtud võlad. Teiselt poolt aitas rahastamise sidumine kohtade arvuga parlamendis välistada veel mõne uue tulija turule tulekut. Avalikkusele ütleb Res Publica, et nüüd pole erakondadele vaja enam ettevõtjate käest raha küsida. See oli loomulikult vale. Erakonnad suurendavad oluliselt oma personali. Pealegi ei suuda riigieelarveline toetus katta korraliku valimiskampaania kõiki kulusid ning rahuldada poliitikute ahnust. On selge, et rahastamisallikaid on veel vaja. Millised need on? Esiteks, loogiline ning normaalne lahendus. Erakonna kulud maksavad kinni erakonna enda liikmed. Tõepoolest, mitmel parteil on liikmemaks, umbes 200 krooni aastas, kuid loomulikult sellest ei piisa. Keskerakonnas peab iga Riigikogusse pääsenu eraldama tänutäheks oma koduparteile iga kuu 7% palgast. Kuid ka sellest ei piisa. Teine võimalus. Normaalsed äritegevuse intensiivistamiseks mõeldud meetmed. Laen, krediit, võlakirja emissioon, partneritehingud, frantsiis ja nii edasi. Alates Res Publicast on levinud veel üks äriski tavaline meetod. Kulutatakse, kuid ei maksta. Ehk jäädakse võlgu. Ja lõpuks 3. Kõige suurem, levinum ja kasulikum võimalus. Raha tuleb erakonda, ettevõtetelt ning rikastelt sponsoritelt. Üks osa annetajatest teeb seda avalikult. Näiteks umbes aasta tagasi kandsid 3 Slovakkia ärimeest, Milan, Mička ja Peter, Keskerakonna kontole kokku 1,4 miljonit krooni. Slovakkia on siin, Eesti on siin.
Keskerakonna aseesimees Ain Seppik vastas küsimusele, miks toetavad Slovaki inimesed Keskerakonda nii. Ma ei tea seda. Annetab, kes tahab. Hiljem mõistatus lahenes. Tegemist oli Keskerakonna juhi Edgar Savisaare hea sõbra Aleksandr Kovkini semudega. Palju suurem osa annetajatest soovib aga oma annetust teha salaja. Probleemi lahendamiseks pakuvad erakonnad mitmeid lahenduspakette. Näiteks varjatud arvete süsteem. Tallinna farmaatsiatehas ostab ajalehes Kesknädal 50 000 krooni eest reklaami. Reklaam ei ilmugi, kuid raha tagasi ei nõuta. Kui ei ilmunud, siis ei ilmunud. Mis seal sikka? Või teine näide. Pärnumaal reklaamis üks ajaleht Mart Viisitamme. Aga kes oli lehe väljaamise taga, ei tulnudki kunagi välja. Tüüpiline vastus kritiseerijatele on sel puhul, kui keegi tahab ise meid väga reklaamida, siis levinud on ka niinimetatud sidusorganisatsioonide kasutamine. Ülekanne tehakse sel juhul mitte partei, vaid partei sidusorganisatsiooni ehk tütarfirma arvele. Viimase ebaeetilisele tegevusele viitab reeglina mõne eetilise riigitegelase nime kasutamine. Näiteks Jüri Vilmsi sihtkapital Keskerakonnal, Konrad Adenaueri fond IRL-il või Friedrich Naumanni fond Reformierakonnal. End ausa uue tulijana reklaaminud Res Publica säärast salatsemist ei salinud. Nende tütarfirma nimi oli otsekohene. OÜ RP majandustegevus. Kuid kõige meelsamini pakuvad erakonnad oma metseenile rahapesu võimalust. Kuidas säärasel juhul jõuab raha erakonna kassasse? Ainult sularaha. Rahastaja toob raha mõne erakonna liikme kätte, kes teeb seejärel sissemakse erakonna kassasse. Seda skeemi kasutavad kõik erakonnad. Seetõttu on süsteem muudetud ka võimalikult lihtsaks. Veel mõned aastad tagasi kehtis seadus, mis nägi ette, et sularahas tulevaid annetusi ei tohi erakond vastu võtta, kui summa ületab 1000 krooni piiri. Seetõttu polnud harvad juhused, kus keegi inimene käis iga päev uuesti erakonna lugi juures näpus 999 krooni. Ebapraktiline ja segane. Seadus kaotati ning nüüd on palju lihtsam anda korraga 100 000 krooni näiteks mõnele töötule, kes selle siis erakonna kassasse viib. Nagu juhtus Keskerakonnas 2005. aastal mitmel korral. Rahapesusüsteem on hästi toimiv, tõhus ja mis peamine, salajane. Keegi ei saa teada, kes on tegelikult raha taga ning kellele erakond teenevõlgu on. Ainuke vihje on peidus rahatähtedes endas. Kortsus paberrahad pärinevad rahastaja ettevõtte kassast. See aga tema isiklikult arvelt, kuhu ta on just dividende maksnud. Ent miks peaks ettevõtja erakonda toetama? Siin on välja töötatud tõhus süsteem, mille eeskujud pärinevad siit. Juba 19. sajandil kehtestas Cosa Nostra lihtsa skeemi. Esmalt tekita takistus ja siis küsi raha takistuse kõrvaldamise eest. Mida see tähendab? Näiteks tuleb ühel päeval ministeeriumist ettevõtjale e-kiri, mis teatab tariifide, keskkonnatasude, detailplaneeringute, kasutuslubade ja muu säärase hinna ebanormaalsest suurest kasvust, mis võib ettevõtte kõigest poole aastaga pankrotti ajada. Loomulikult võtab ettevõtja ühendust ministeeriumit juhtiva erakonnaga, kes lubab asjaga nii-ütelda tegeleda. Mõne aja pärast võtabki ministeerium eelnõu tagasi. Ettevõtja tasub teene eest vastavalt väljakujunenud hinnakirjale. Lihtne, loogiline, efektiivne.